Teraspoiss 1937. Esimene. Kirikuõpetaja seisis lahtise haua äärel ja luges kullatud särvadega raamatust Matuse sõnu, kusjuures aeg-ajalt tõstis pilgu raamatult ja vaatas oma käekella, mida ta aegamööda nihutas mantli laia varuka alt nähtavale. Tal on vist kuhugi rutt, mõtles Jaan, kes seisis kirikuõpetaja vastas teisel hauakaldal ja pani tähele mantli varruka nihutamist ning kellale suunatud pilku. Asjata ta seda raamatut enda ees lahti hoiabki. Silmad ei jälgi ridu, loeb kõik peast, arutas Jaan edasi ja imestas siis, kuidas ta saab mõelda ema haua juures selliseid võõraid ning kõrvalisi mõtteid. Ta oli oma nutud nutnud juba kodus, põlvitades ema kirstu kõrval või tõstes ühest kohast teise emast järele jäänud asju. Nüüd olid pisarad otsa lõppenud ja süda oli tühi. Käed kramplikult rinna peal ristis, huuled kõvasti kokku pigistatud, seisis ta haua kaldal ja püüdis kuulata õpetaja sõnu. Kuidas ta end ka pingutas ja tähelepanelik püüdis olla, ometi ei mõistnud ta õpetaja kõnest midagi. Päris harilikul sõnal ei olnud tema meelest mingit tähendust, näis nagu oleks ta kõikide sõnade tähendused unustanud. See ei ole päriselt nii, et ema on surnud ja lamab seal hauas valges kirstus, arutas ta endamisi ja vaatas alla hauda. Küllap on unenägu, mis varsti lõpeb ja siis on hea, kui ärkad. Selliseid unenägusid on olnud tal ennengi, kus ta on olnud ise surnud või väga kitsikus olukorras, aga iga kord ärgates on selgunud, et oli vaid paha uni. Võib-olla on see kõik jutus nii, ema hauas ja Matu sellised haua äärel. Jaan muljus kramplikult sõrmi, tammus ühelt jalalt teisele ja pingutas end viimseni, et jõuda olukorra kohta selgusele. Siis kadusid aga peast igasugused mõtted. Ta ei kuulnud ega näinud midagi. Kui ta mõne aja pärast jälle teadvusele tuli, imestles taas, milleks see lahtine haud siin, valge kirst hauas ja inimesed ümber haua, kus jutus ta niisugust asja on lugenud. Vana kojamees seisis ta kõrval, selle tundis ära. Vanamehel veeresid Sample complete. Ready to continue?